nüüd on üks inimene, üks linnakodanik, keda väga häirib üks selline situatsioon nagu, ma ei tea, ma arvan, et on siin inimesi, kes käivad linnasaunades veel. Ei ole, aga tema võttis viha kaasa ja nüüdsest seisust tuleb siin päris ehtne vihakõne kohe. Nii-öelda linnavalitsuse aadressil, nii et saame kuulda, mis on siis öelda Riho Kapil. Palun! Tervist, rahvas! Mul on selline mure, miks Paide linnas ma ei saa saunas käia ja vihelda. See saunakultuur on olnud juba üle 3000 aasta vana ja siin Paides kunagi sai, oli Pikal tänaval oli ilus saun, oli naiste ja meeste pool kõik ja saun vihtasid müüdi ja kõik asjad toimisid. Siis oli Ruubassaare teel oli saun, seal oli nagu spordisaal, siis oli pesuruum, ujula, kõik toimis, asutused käisid seal. Väga hea koht oli, aga see oli poliitikute mäng, et see, kui nii võib öelda, see välja suretati. Ma tahan öelda, see oli kuritegu Paide rahvale, et see saun seal kinni pandi. Ja ma käin siin mööda vabariiki ringi ja näen, Viljandis käisin ümberlinna jooksul, seal oli saunapilet 2 euri, 2 euri. Eelmine aasta täpselt samuti oktoobris käisid ka 2 euri, ei mingit hinna tõstmist. Nii, nüüd ma olen juba pikemat aega sunnitud käima Türil. Maksan 4 euri ainult ja seal on vihtlemine, aurusaun, bassein, kõik viimase peal. Ja ta on ka kuskil 70-ndatel ehitatud, on renoveeritud ja asi toimib. Türi saab, aga miks Paide ei saa? Mul on see küsimus. Ma tahan linnajuhtidelt vastust saada. Kas selle pealt peab ka kokku hoidma? Hoidke oma palkade pealt kokku. Ja ma loodan, et linnavalitsuse juhtidel lõpuks tuleb tarkust ikka spordihalli saun avada. Nii et oleks laupäeval avatud, hommiku 12 on naised ja õhtu poole kella 4 on mehed, mis oli niimoodi siin mitu aastat. Ma loodan, et see asi toimub ja soovin linnaisadele tarkust. Elagu EKRE! EKRE on ainuke erakond, kes toob siia Eesti maale tarkust ja jõudu. Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Aitäh! See oli nüüd tõeline vihakõne, eks ole. Tegelikult tavaliselt vihakõne niimoodi välja näebki. See, mis me meediast kuuleme, mida tituleeritakse vihakõneks, see ei ole seda tegelikult.